USA on kasutusele võtnud uue õhurünnakurelva, mis ajab Vene sõjaväe paanikasse, sest nad ei suuda seda peatada. See ei ole uus hüperhelikiirusel rakett, suunatud energiarelv ega mõni muu mitmemiljoniline ülitehnoloogiline süsteem, kuigi venelased on mures ka nende süsteemide viimaste USA versioonide pärast. Tegemist on hoopis relvaga nimega Lucas, ühesuunaline ründedroon, mis on üks odavamaid ründerelvi USA tohutus arsenalis. Ja Venemaal on juba ammu olemas ka oma analoog. Kuid Lucasel on üks omadus, mis võib osutuda otsustavaks teguriks sõjas Ukrainas ning suuremas kokkupõrkes Venemaa ja USA või NATO vahel. Ja öelda, et venelased on selle pärast mures, on veel leebelt öeldud. Vaatame siis lähemalt Lucast, seda erilist omadust ja kuidas see võib muuta sõjapidamist nii, nagu me seda tunneme. Esiteks, Lucas on lühend ingliskeelsest nimetusest Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Selle on loonud uuenduslik USA kaitsetöövõtja SpectreWorks Arizonas ning see on viimane täiendus USA kasvavas, arenenud mehitamata relvastuse arsenalis. See tegi oma lahingudebüüdi USA ja Iisraeli rünnakul Iraani vastu 28. veebruaril, olles avalikustatud eelmisel juulil ja esmakordselt esitletud detsembris. Esmapilgul on veidi arusaamatu, miks Lucas tekitab Vene sõjablogijate seas nii palju ärevust. See droon liitub kasvava madalama taseme USA mehitamata ründelennukite arsenali hulka, kuhu kuuluvad ka Raytheoni Coyote, Andarili Roadrunner, Switchblade 600 ja teatud määral ka BAE Systemsi APKV S2, mis on laserjuhtimiskomplekt 70 mm juhitamata Hydra 70 rakettidele. Nagu need süsteemid ja nagu nimi viitab, on Lucas loodud olema madala hinnaga õhurünnakurelv. Mereväe kapten Tim Hawkins kirjeldas seda järgmiselt. Umbes $35,000 platvormi kohta maksev Lucas on madala hinnaga skaleeritav süsteem, mis pakub tipptasemel võimekust murdosa hinnaga võrreldes traditsiooniliste USA kaugmaasüsteemidega, mis suudavad saavutada sarnaseid tulemusi. Seal pole midagi üllatavat. Sõda Ukrainas on ühemõtteliselt näidanud, kui ebapraktiline on kasutada kalleid tippklassi rakette palju odavamate kamikaadse-droonide allatulistamiseks, arvestades nende hävitamise kõrget hinda võrreldes sihtmärgi maksumusega. Tomahawk rakett maksab hinnanguliselt $2 miljonit. Patriot PAC-3 tõrjerakett umbes $4 miljonit ja AGM-158 Jasmer rakett 1 $2 miljonit. Isegi Switchblade 600 droon maksab umbes $120,000. Nendega võrreldes on $35,000 Lucase eest märksa taskukohasem. Neid on ka palju kiirem toota kui ühtegi eelmainitud raketti, mis teeb varude kasvatamise ja täiendamise lihtsamaks. Seega pole kasutusviis ise nii uuenduslik. Tegelikult paistab esmapilgul Lucase kõige eristuvam omadus olevat see, et see on haruldane kaasaegne näide sellest, kuidas USA on mõne suure vastase relvasüsteemi pöördprojekteerinud. See vastane on Iraan ning Lucas on Iraani kurikuulsa Shahid 136 drooni pöördprojekteeritud versioon. See on märkimisväärne, sest ajalooliselt on see tavaliselt olnud vastupidi. Chuba 1970-ndatel pöördprojekteeris Iraan väidetavalt oma Turfani tankitõrje juhtimissüsteemiga raketi USA PGM-71 TOW raketist. Selle Almasi arenenud rakettide perekond töötati välja, pöördprojekteerides Iisraelis Spike MR rakette, mille Hezbollah hõivas Liibanonis. 2006 aasta Liibanoni sõja ajal. Arvatakse, et Iraan on samuti ehitanud vähemalt 5 radarit vältivat droonimudelit, nagu reaktiivmootoriga Shahid 171. C-morg pöördprojekteerides Lockheed Martini RQ-170 Sentinel drooni. Droon oli Afganistanist üle piiri eksinud ja maandus Iraanis 2011 aastal. Shahid 136 oli peaaegu kindlasti Iraani enda pöördprojekteerimise tulemus. Tundub, et see on tuletatud Iisraeli IAI Harpi antiradari tiirlevast laskemoonast, mis omakorda pärines 1980-ndate Saksamaa disainist nimega DAR, lühendsõnadest The Drone Anti-Radar ehk antiradari droon. Nüüd on USA olukorra ümber pööranud, pöördeinseneerides Iraani kõige laialdasemalt kasutatava panuse kaasaegsesse sõjapidamisse, Shahid 136. Ja et irooniat veelgi rohkem Iraani nina alla hõõruda, osutus Lucase esmakordne kasutamine lahingus olevat just Iraani enda vastu. 2025 aasta mais kiitis president Donald Trump Shahedi kvaliteeti ja odavat tootmist, nimetades seda väga heaks, kiireks ja surmavaks.
Ta kritiseeris USA tootjaid selle eest, et nad ei suuda valmistada samaväärset toodet. Seejärel näib, et USA sai Ukrainast alla kukkunud versiooni ja tegi sellele tagurpidi inseneritööd. Venemaa on alates 2022 aastast piinanud Ukrainat ulatuslike Shahedi droonirünnakutega ja kodumaise Jerini analoogiga. Ukraina on siiski alla toonud tuhandeid droone ja vähemalt üks terve Shahid näib olevat üle antud USA-le. Tulemuseks on Lucas, mis on enam-vähem sama drooni USA analoog. Lucas ilmus esmakordselt Spectreworksi droonina nimega FLM-136. See number viitab selgelt selle Iraani päritolule. Kuigi Lucase täpsed tehnilised andmed pole veel avalikustatud, on FLM-136 maksimaalseks lennukauguseks märgitud 444 meremiili ja see suudab õhus püsida kuni 6 tundi. Selle kogukandevõime, välja arvatud kütus, on 40 naela ning see liigub kruiisi kiirusel umbes 74 sõlme maksimaalse kiirusega kuni 105 sõlme. Lucase tehnilised andmed tõenäoliselt vastavad prototüüpidele või ületavad neid, kuid need on umbes samad, mis algsel Iraani Shahedi ja Vene Jerini droonil ning mõnel juhul isegi kehvemad. Näiteks, kui Iraan esitles Shahid 136 drooni 2021 aastal, oli selle hinnanguline lennuulatus 940 kuni 1240 miili, mis on 2–3 korda suurem kui FLM-136 droonil. Ja Venemaa on seejärel toonud turule selle platvormi täiustatud versioonid oma tohutust Alabuga tehasest Tatarstanis, sealhulgas reaktiivmootoriga Jerin 3. See tähendab, et Lucas pole venelaste jaoks sugugi tundmatu tegija. Venemaa on alates 2022 aastast saatnud Ukrainasse hinnanguliselt 50 000 Jerin Shahid drooni. Mis on siis selles Lucases, mis paneb Vene sõjaväe juhtkonna külma higi valama? Lühidalt öeldes Starlink. Varsti pärast uudist, et USA kasutas Iraani vastu Lucase droone, hakkasid Vene sõjablogijad jagama Pentagoni poolt detsembris avaldatud videot Lucase Seabase'i katsetusest. Sellel katsetusel tulistas USA merevägi Lucase drooni välja Independence-klassi rannikulaevast USS Santa Barbaralt. Logijad keskendusid drooni peal asuvale iseloomulikule sidekastile. See kast on selgelt Starlinki terminal või, mis oleks Venemaa jaoks veelgi hullem, USA spetsiaalse sõjalise satelliitsidevõrgu Starshieldi terminal, mis on ehitatud Starlinki peale. Mõjukas Vene telegrammi kanal Ribar, millel on üle 1,5 miljoni tellija, võttis üldise mure lühidalt kokku. See, mis oli vältimatu, on juhtunud. Starlinki terminalid on paigaldatud Ameerika Jerini sarnastele Lucase droonidele, võimaldades häirekindlat suhtlust kõikjal maailmas, kus Elon Muski võrk töötab. Mida see tähendab? Ribari sõnul suureneks vaenlase droonirünnakute tõhusus suurusjärgu võrra. Sõjast kinnisideks saanud kanal oli sama mures. Mida me näeme? Nad kirjutasid. Starlinki vastuvõtuantenn, mis võimaldab drooni, kui seda alla ei lasta, täpselt sihtmärgini juhtida, jäädes ühendatuks kuni viimase murdsekundini. Nüüd on Starlinkist juba üha enam saanud sõna, mis ajab Vene presidendi Vladimir Putini marru. Starlink on juba ammu olnud Ukraina sõjaväe sidekeskmes, eriti lahinguväljal. 2025 aasta jooksul oli Venemaa üha enam kasutanud Starlinki süsteemi, tuues isegi välja Starlinki abil juhitavad Jerini droonid. See lõppes järsult, kui Starlink lõpetas veebruaris Venemaa Starlinki ühenduse, lõpetades Venemaa katsetused sellega, põhjustades kaose, kui side kokku kukkus ning viies rünnaku seiskumiseni ja Ukraina jõuliste vasturünnakuteni. Kuid kuigi see on tõhus suhtlusvahendina, seisneb selle suurim väärtus droonide puhul selles, et Starlinki abil juhitavad droonid on praktiliselt segamiskindlad. Nüüd on üks peamisi viise droonide vastu võitlemiseks nii Ukrainas kui ka Venemaal elektroonilise sõjapidamise ehk EVV kasutamine, et segada signaale, mis juhivad droone sihtmärkideni. Segamissignalid põhjustavad droonide eksimist, ohutut allakukkumist või isegi ümbersuunamist ja vastase poolt kinnipüüdmist. Enamik FPV ja suuremaid rändavaid kamikaatse droone kasutavad juhendamiseks GPS-i või Venemaa puhul selle analoogi GLONASS-i. Nii Ukraina kui ka Venemaa on vajaduse sunnil omandanud sellise GPS-vastase elektroonilise segamise kunsti ja täiustavad pidevalt oma võimekust. Legendaarse Ukraina elektroonilise sõjapidamise spetsialisti Sergei Bezgresnovi kutsungiga Flash sõnul võtsid venelased kõik meie peamiste droonide tüübid trofeedena kinni.
Muidugi uurisid nad kõiki meie droonide sees olevaid elektroonika, side ja navigatsioonisüsteeme. Kuid Starlinki juhitavad droonid on elektroonilise sõjapidamise süsteemide jaoks tõeline õudusunenägu, sest nagu kinnitavad ka Vene sõjablogijad, on neid palju-palju raskem alla tuua kui GPS-iga juhitavaid droone. See on signaalide küsimus. GPS, GLONASS ja teised navigatsioonisatelliidid töötavad keskmise kõrgusega orbiidil ehk MEO-l. See on umbes 12 500 miili maa kohal. Neid satelliite on orbiidil ka suhteliselt vähe. Vastavalt 31 GPS, 24 GLONASS, 35 Hiina Beidou ja 25 EL-i Galileo võrgu satelliiti. Sellisest tohutust kaugusest saadavad nad suhteliselt madala võimsusega navigatsioonisignaale ja kitsastes sagedusvahemikes. Kui need signaalid maapinnale jõuavad, on need nõrgad ja just see teebki nende segamise suhteliselt lihtsaks. Segajad toodavad sisuliselt samu sagedusi kasutavaid signaale, mis uputavad GPS-signaali. Kui sinu segaja edastab vastuvõtjale rohkem võimsust kui GPS-signaal, võib see GPS-signaalid summutada ja panna drooni kursilt kõrvale kalduma või isegi alla kukkuma. Nii pikal rindel nagu Ukrainas ei ole vaja tohutuid signaale tekitavaid segajaid, et saavutada tõhus elektrooniline sõjapidamine laial aval. See ei käi nii. Tegelikult on vaja erinevaid segajaid, mis on piisavalt võimsad, et GPS-signaalid summutada ja mis oleksid laiali paigutatud rindejoonele. Venemaa lahendus on olnud välja töötada mobiilsete, veokitele paigaldatud segajate laevastik nagu R-330-ZH, Zitel RL-257, Grussuka 4 ja RB-341V Lear 3. Need on osutunud üsna tõhusaks droonide ja isegi GPS-juhitavate rakettide nagu GDAM vastu, mille signaalid jäävad täpselt Saiteli tööulatusse. Just sellised detailid teevadki The Military Show eriliseks võrreldes teiste sõjateemaliste kanalitega. Telli kanal ja lülita teavitused sisse, et sa jääks kunagi ilma viimastest uudistest, maailma kõige olulisematest kuumadest punktidest. Ukraina muudab pidevalt sagedusi, mida ta kasutab droonide juhtimiseks, sama teeb ka Venemaa, luues lõputu meetmete ja vastumeetmete mängu, kus mõlemad pooled kohanevad. Mõnikord on ühe poole droonidel ülekaal, samal ajal kui teine pool leiab viisi, kuidas oma segamismeetmeid kohandada. Või nagu Vene komandör Ishtuganov ütleb, vaenlane mängib sagedustega. Me seadistame oma elektroonilise sõjapidamise süsteemid ümber. Vaenlane hakkab meid elektroonilise sõjapidamisega segama. Me lülitume teistele sagedustele. Kõik see on võimalik tänu nendelt kaugetelt MEO-satelliitidelt tulevatele nõrkadele signaalidele. Kuid Starlink on hoopis teine lugu. See tekitab Venemaale probleemi, mille vastu tal praegu ega ka lähitulevikus pole mingit vastumeedet. Seda ei saa segada. Erinevalt navigatsioonisatelliitidest töötab Starlink madalal maaorbiidil ehk LEO-l. Satelliidid ei asu tuhandete miilide kaugusel maast. Need tiirlevad umbes 341 miili kõrgusel maa kohal. Praegu on orbiidil umbes 10 020 Starlinki satelliiti. Maagiline 10 000 piir saamutati 17. märtsil 2026, kui Falcon 9 rakett startis California Vandenbergi kosmoseväebaasi 4. idapoolselt stardikompleksilt ja viis orbiidile veel 25 satelliiti. Starlink on tegelikult alates 2019. aasta maist orbiidile saatnud kokku 11 529 satelliiti, kuid osa neist on olnud mittetöötavate ning orbiidilt eemaldatud kosmoseaparaatide asendused. Need satelliidid kihutavad ümber maa kiirusega ligi 17 000 miili tunnis, moodustades võrgustiku, mis katab kogu planeedi ning tagab peaaegu kõikjal maa pinnal pideva levi. See tekitab kaks suurt probleemi – Venemaale või näiteks Iraanile, Hiinale või ükskõik millisele teisele vastasele, kes soovib Starlinki juhitavat drooni alla tuua. Esiteks, ei saa iga Starlinki terminal signaali ühest ainsast Starlinki satelliidist nagu vanakooli satelliiditaldrik. See põrkab pidevalt erinevate võrgus olevate seadmete vahel, kui need üle taeva liiguvad. Igal hetkel vahetab iga terminal tõenäoliselt satelliitide vahel lühikeste ajavahemike jooksul. See tähendab, et Venemaa ei pea segama ainult ühte signaali ühel suunal. Ta peab tabama liikuval võrgul asuvat liikuvat sihtmärki. Teiseks, kuna Starlinki satelliidid on maale palju lähemal kui GPS-satelliidid, on signaal vastuvõtjas palju tugevam. Seega vajab Venemaa palju võimsamat segajat, et signaali häirida ja summutada. See ei käi Venemaale kindlasti üle jõu, kui tegu on ühe ainsa satelliidiühendusega, isegi tugevama signaali korral.
Aga üritada segada tervet võrku, kus on üle 10 000 satelliidi, mis liiguvad kiirusega üle Mach 22, on hoopis teistsuguse tasemega probleem. Praegusel hetkel on see ka täiesti ületamatu. Droone segada ei ole enam lihtsalt küsimus sellest, et panna segajaga veok rindejoone lähedale. Sul on vaja tohutut hulka palju võimsamaid segajaid. Eriti kui terminal kasutab suunavat antenni ja kaasaegset signaalitöötlust, nagu tõenäoliselt teeb ka Lucas. Selle asemel, et segada nõrku signaale üksikutele vastuvõtjatele, peab Venemaa nüüd ületama sagedushüpetega, pidevalt vahetava multisatelliitühendusega süsteemi, mis muudab geomeetriat enne, kui sa jõuad sellele jälile saada. See on tehniliselt teostatav suuremas mahus, kuid vajalik maht on peaaegu kindlasti kaugelt üle Venemaa võimete lähitulevikus. Mõned Hiina sõjaväeteadlased viisid läbi simulatsioone, et hinnata, kui palju segajaid oleks vaja Starlinki ühenduse mahasurumiseks Taiwani kohal. Selle võrgu mahasurumine oleks tõenäoliselt oluline osa igas edukas Hiina sissetungis. Simulatsiooni tulemusel jõuti järeldusele, et täielikuks katvuse mahasurumiseks oleks vaja vähemalt 935 sünkroniseeritud suure võimsusega õhus paiknevat segajat. Teise võimalusena, kui kasutada väiksema võimsusega süsteeme, võib Hiina vajada sarnase efekti saavutamiseks ligi 2000 segamisdrooni. Kui see Ukrainal üle kanda, kus rindejoon on 500 kuni 750 miili pikk, vajaks Venemaa tõenäoliselt tuhandeid veokitele paigaldatud segajaid, et katvusalad vaevu kokku puutuksid. Kui arvestada veel miljoneid ruutmiile Venemaa territooriumil, mida tuleks kaitsta Ukraina kaugmaa Starlinki toel toimuvate droonirünnakute eest, siis on näha, kui ületamatu see probleem tegelikult on. Starlinki kasutatav hajaspektri modulatsioon teeb signaalide segamise juba niigi palju keerulisemaks kui GPS-i puhul. See edastustehnika jaotab signaali laiale sagedusalale mustriga, mis muutub pidevalt vastavalt krüptograafilisele võtmele, mida jagavad ainult terminal ja võrk. See tähendab, et kui sa segad ühte sagedusala, siis on suur tõenäosus, et tabad lihtsalt müra. Isegi kui kogud piisavalt seadmeid ja tohutu võimsuse, et segada kogu sagedusala, seisad endiselt silmitsi krüpteerimise ja võtmel põhinevate modulatsioonimustritega, mida sa ei suuda ette ennustada ilma võtmehaldussüsteemile ligipääsuta. Ja need, nagu arvata võib, on rangelt salastatud. Lõppkokkuvõttes vajaks Venemaa palju suuremat ja võimsamat segajate laevastikku, kui ta on Ukrainas seni näidanud. See läheks tõenäoliselt maksma vähemalt $100 miljardeid. Riigi jaoks, mis juba niigi vaevleb sõja rahastamisega, on see peaaegu võimatu. Pea meeles, et elektroonilise sõjapidamise varustus pole Ukraina poolt kaugeltki hävitatud. Tegelikult muudavad nende poolt kiiratavad signaalid need Ukraina droonide, rakettide ja suurtükiväerünnakute jaoks teatud määral lihtsaks sihtmärgiks. Sõltumatu veebisait Oryx.com, mis jälgib Venemaa varustuse kaotusi visuaalse kinnituse meetodil, on registreerinud vähemalt 94 Venemaa segamis- ja pettesüsteemi, mis on alates 2022 aastast Ukraina poolt rivist välja löödud. Seega ei peaks Venemaa mitte ainult mobiliseerima tohutuid rahalisi vahendeid, ressursse ja tööjõudu vajaliku mahasurumistaristu loomiseks, vaid peaks neid ka piisavalt kaua töös hoidma, et need oleksid tõhusad. Need probleemid süveneksid veelgi, kui USA kasutaks Starlinki asemel Starshieldi võrku. Starshield on spetsiaalne võrk, mille SpaceX ehitas 2022 aastal spetsiaalselt USA sõjaväe jaoks. Ettevõtte esindaja sõnul pakub see täiendavat turvalisust ja krüpteerimist valitsuse ja sõjaväe kasutuseks riikliku julgeolekuoperatsioonides ning kasutab USA valitsusele kuuluvaid ja nende kontrollitavaid satelliite. Võrk hõlmab vähemalt 183 spetsiaalset Starshieldi satelliiti, millel on täiustatud turvalisus, maaseireandurid ja satelliitidele paigutatud lisaseadmed, lisaks turvaline, krüpteeritud side Starlinki olemasoleva infrastruktuuri kaudu. Kui USA rakendab Starshieldi ühendusi Lucasel, muutub Venemaa ülesanne nende segamisel veelgi võimatumaks. Starshieldi krüpteerimine, autentimine ja võtmehaldus on tugevdatud ja rangemalt kontrollitud, mis muudab võltsimise veelgi raskemaks ja segamise palju kulukamaks. Aga Venemaa jaoks läheb asi veel hullemaks. Palju hullemaks, sest Venemaa ei pea muretsema ainult Lucase droonide pärast. Starlinki või Starshieldi ühendused võiksid põhimõtteliselt olla paigaldatud peaaegu igale raketile ja droonile USA arsenalis, kui aerodünaamilised piirangud seda võimaldavad. Kujutage ette Starlinkiga ühendatud Tomahawk või HIMARS-eid. Venelased on seda juba ette kujutanud ja muutunud selle peale lausa rohekas kahvatuks.
nagu Vene sõjablogija Russian Engineer kurdab, saavad kõik need kaugmaa löögisüsteemid olla juhitavad ükskõik kus planeedil ja saavutada sama täpsuse nagu FPV droonid, sõna otseses mõttes läbi akna. See pole lihtsalt areng sõjanduses, vaid tõeline revolutsioon, märgib postitus. Ja sellega on raske vaielda. Mida saab Venemaa selle vastu teha? Aastate jooksul on pidevalt külvatud hirmu, et Venemaa arendab antisatelliitrelvi, mis suudaksid vaenulikke satelliite nende orbiidil hävitada. Aga isegi kui sellised relvad eksisteerivad, tähendab Starlinki võrgu tohutu suurus ja kiirus seda, et märkimisväärse kahju tekitamiseks kuluks tohutult aega ja raha. Nagu tuntud Vene blogija Dmitri Kornanikin märgib, unustage Nõukogude lood orbiidile puistatud naeltest, mis pühiksid minema satelliitide rühmad. See oleks võib-olla töötanud sadade, aga mitte kümnete tuhandete satelliitide vastu. Seega praegu lahendust ei ole ja paanika on tuntav. Rüübar nõuab, et Kreml alustaks kohe vahendite arendamist, millega hävitada tuhanded Starlinki satelliidid. Sellele tuleb anda kõrgeim rahastamise prioriteet. Kust see raha peaks tulema, seda nad ei täpsusta. Sõjast haaratud inimesed annavad sünge prognoosi. Kui me aasta jooksul ei leia lahendust selle satelliitide konstellatsiooni vastu, siis lähevad asjad meie jaoks väga halvasti, kirjutasid nad. Tuleb aus olla. Venemaa on katsetanud Starlinki segamistehnoloogiat ja võib-olla on neil juba olnud ka mõningast edu. 2024 aastal hakkas Ukraina sõjavägi teatama Starlinki ühenduste katkestustest, kusjuures sõjaväelased omistasid need häired Venemaale, kes katsetab erinevaid mehhanisme. Lekkinud USA sõjaväedokumendid viitavad, et need katkestused võivad olla põhjustatud süsteemist nimega Towball, mis algselt loodi Venemaa satelliitide kaitsmiseks segamise eest. Venemaa näib samuti arendavat uuemat ja keerukamat süsteemi nimega Kalinka. See süsteem on spetsiaalselt loodud tuvastama ja häirima Starlinki satelliitidele suunduvaid ja sealt tulevaid signaale, et segada Ukraina droonide ja sõjalist sidet. Andrei Bezrukov, Venemaa mehitamata süsteemide ja tehnoloogiate keskuse direktor, kes arendab seda süsteemi, ütles riigimeediale, et niinimetatud Starlinki tapja suudab tuvastada ka Starshieldiga ühendatud sideterminale. Peame ootama ja vaatama, kas need süsteemid osutuvad tõhusaks või on need pigem nagu Vene tankid. Aga võib väga hästi olla, et Venemaa ja Hiina kõige tõhusam vastus on hoopis see, et kui sa ei suuda neid võita, siis liitu nendega. Mõlemad riigid üritavad meeleheitlikult omaenda Starlinki analoogia käivitada. Venemaa arendab Zorgit, kodumaist Starlinki konkurenti, mille terminalide seeriatootmine peaks algama aastal 2026 ja plaanis on üle 300 satelliidi 2027 aastaks. Hiina arendab omalt poolt laser- ja mikrolainetel põhinevaid antisatelliittehnoloogiaid, et vastanduda Starlinkile ja Starshieldile ning arendab samuti mitmeid suuri satelliitide rühmitusi. Xianfani ehk 1000 purje võrgustikul on juba umbes 100 satelliiti orbiidil ning eesmärgiks on jõuda 15 000-ni. Kuolwanji ehk Satneti võrk on hetkel testimisel ning plaanis on 13 000 satelliiti samal ajal kui Honghu 3 võrk on alles planeerimisjärgus ja eeldatavasti hakkab seal lõpuks tööle umbes 10 000 satelliiti. USA kosmoseväel on kasutada sidetõrjesüsteem, Meadowlands ja modulaarsed kaugterminalid, mis suudavad segada vastase satelliitide üles- ja allalinkide tööd. Kuna need süsteemid ei ole veel pidanud tegelema Starlinki-laadsete Vene ja Hiina ohtudega, pole selge, kuidas nad nende vastu toime tulevad. See lõhnab nagu järjekordne kõrgtehnoloogiline relvastusvõidujooks, kus USA-l on kindel edumaa, kas pole? Me jälgime loomulikult arenguid tähelepanelikult, nii et kindlasti telli kanal, et sa midagi maha ei magaks. Ja kui sind huvitab, kuidas Ukraina sõda võib aastal 2026 areneda, vaata seda videot, kus me toome välja erinevad stsenaariumid. Aitäh vaatamast!